Tere, siin on The Aesthetic Project. Üks treeninädal on vahepeal jälle möödunud ja on paras aeg teha kokkuvõtte, kuidas raskused sel nädalal liikusid. Aga enne veel, kui me trennimaterjali juurde jõuame, tahtsin ma teile öelda, et meil on uus podcast episood väljas. Järjekorras siis 5 ja seekord oli meil saatekülaliseks Siim Keldler ja rääkisime põnevalt treeningsõltuvusest. Nii et kui sa seda videot veel näinud ei ole, siis mine tšeki kindlasti. Ja üks hea uudis on meil teile veel, et alates nüüdsest siis saate meid ka Spotify's kuulata. Et Spotify's minek võttis meil natukene kauem aega, sest neil on üks selline tingimus, et enne kui me oma podcasti siin üles saame, siis meil pidi olema 5 episoodi väljas. Nii et nüüd siis, kui meil 5 tuli välja, siis saime ka Spotify's omale kohaloleku tehtud. Et kui sa nüüd niigi kuulad näiteks Spotify's muusikat, siis alates nüüdsest siis saad ka meie podcasti seal kuulata. Nii, aga nüüd siis treenimaterjali juurde. Oleme jõutsükli 3. nädalani jõudnud ja see näeb mul ette rasketel päevadel 6x5 surumist ja kükki. Et järgmine nädal on mul veel 6x6 ja peale seda hakkavad raskused niimoodi nädalast tõusma ja samas kordused ja seeriad hakkavad langema. Ehk siis kava selline baasi ladumise osa hakkab vaikselt läbi saama. Ja kuna ükskõik mis kava tehes on tark oma sooritusi ja harjutusi pidevalt jälgida ja analüüsida ja mitte lihtsalt niimoodi läbi kava kulgeda, siis mis ma viimasel ajal olen märganud on see, et mul jääb surumisel rasketel päevadel suurem varu sisse, kui ma tahaksin. Ja arvatavasti on see tingitud sellest, et varasemalt ma ei keskendunud kangiga surumisele ja nüüd, kui ma seda nädalas 2 korda nädalas teen, siis ma olen selle liigutusega rohkem ära harjunud ja vana jõud hakkab tagasi tulema. Ja ühesõnaga ma plaanin teha niimoodi, et nüüd ülejärgmine nädal, kui mul läheb 5x5 surumiseks ja raskuseks on 85% maksimumist, siis raskust valides ma enam ei ümarda allapoole, nagu ma seda alguses tegin, vaid ülesse. Ehk siis tööraskuseks saaks 92,5, mitte enam 90. Et selline pisike muutus, aga sellest peaks piisama, et mul nagu varu jääks natukene vähem sisse. Kükid liiguvad mul hästi ja üle pika aja ma saan öelda, et mulle tõesti meeldib kükkida. Et see võib veidi selline veider tunduda, aga kükkidega mul alati selline love and hate relationship olnud. Aga samas, kui ma tahan oma jalgu paremaks saada, siis see on üks harjutus, mida ma kindlasti tegema pean. Seoses kavaga, kuna mul on paar tuttavat, kes Revalspordi powerlifting tiimis on, kes sarnase ülesehituse järgi treenivad, siis ma sain hiljuti neilt ühe uue mõtte, mida ma kava lõpus arvatavasti proovin. Et kui kava esialgu on 9-nädalane, siis lisada kavale ka 10. nädal, kus ma katsun siis teist korda, proovin teist korda oma surumise küki maksimumi.
mõte seisneb selles, et 9. nädalal saada siis mingi selline esialgne number kätte, kuhu see one rep max võib jääda, siis veel nädal puhata, võib-olla tõmmata nendel lisaharjutustel natukene koormust veel maha ja siis uuesti siis 10. nädalal seda ühekordase maksimumi proovida, et sealt siis maksimum kätte saada. Aga see on ka selline asi, mis ma vaatan nüüd niimoodi järk-järgult, et kuidas asjad nagu sujuvad ja kuidas liigutused lähevad. Podcastidest veel rääkida, siis järgmine podcast läheb aratist üles järgmisel nädalal, et Mikul oli siin vahepeal sünnipäev ja talle kingiti üliäge reis Prahasse, mida ta ka vlogida lubas, et vaikselt panen ta natuke siin tanki, et ta seda kindlasti teeks, et ma loodan, et ta siin deliverib. Ja kuna meil on päris palju nüüd viimasel ajal siin saatekülalisi käinud, siis järgmise podcastiga tekkis meil selline mõte, et teha nüüd see vahelduseks 2, et siis peale seda jälle uusi külalisi kutsuda ja põnevatel teemadel rääkida. Ja aeg on see treenivideo vaikselt ka ära lõpetada, et selline mu treeninädal seekord välja nägi. Et kui sulle meeldis see video, siis likeige, subscribeige ja kui sul on mingisugust küsimusi, siis kirjuta julgelt. Näeme järgmises videos, olge mõnusad, tšau!